No nii, on palju uusi nägusid, on palju tuttavaid nägusid. Kes mind veel ei tea, siis saame tuttavaks. Minu nimi on Andero. Ja tõepoolest olen seda huvitavat teekonda. Kas siis mind on hästi kuulda muidu? Ürin kahjuks, lükkan natuke selle teekonda. Olen tõepoolest seda teekonda nüüd siin kõndinud viimased 8-9 aastat peale keskkooli, millal see ärkamine toimus. Ja ütleme viimased 6-7 aastat vaheldumisi olen ja selliseid koolitusi teinud enne. Muidugi on elus hetki, kus võtad aja maha ja proovid midagi muud teha. On ta siis mingi ettevõtlus või mõni muu lähenemine või suund elule. Kuid mingi impulss alati äratab mind uuesti tulla teiste ette rääkima midagi. Ja ei tea, miks see nii oli, aga kuskil novembri alguses eelmisel aastal tundsin, et mingisugune info on jäänud kuhugi kinni siia infovälja. See on vaja nüüd vabastada. Natukene, ütleme siis, horisontaalselt ja vertikaalselt pikendada. Ja eks ma siis püüdangi teieni täna tuua seda informatsiooni, mida ma olen siis viimased 7-8 aastat enne sellest läbi lasknud. Ja võin öelda, et see on võib-olla väga palju teile uusi termineid pakkuv, väga palju võib-olla segadust tekitav, väga palju võib-olla mälu avardav ja mis iganes terminid see kõike tahate juurde tuua, et ma proovin nagu teile kõigile midagi pakkuda. Olenemata sellest, mis on isiklikud arusaamad või maailmavaated, et te kõik saaksite siit midagi võtta endaga kaasa nendel 2 päeval. Ja ega siin meil aega ei olegi pikalt. 1,5-tunnised plokid, 3 tükki, vahepeal on pausid, saame süüa. Ja enne kui ma lähen selle sisupeene tiheda info sisse, siis me teeme ka ühe meditatsiooni, ühe aktivisatsiooni või rännaka, kuidas keegi kutsuda tahab. Aga kõigepealt ma näitan teile selle koleda pildi ära, et see on kahjuks see tagajärg, kus me täna oleme. Paljud inimesed ei saa aru, et aga miks see on nii? Et kuidas saab järsku maailm minna nii kaugele, et selline on tagajärg? Ja tahame seda ei taha, me peame võtma appi ajaloo, mis ulatub näiteks 550 miljoni aasta tagustesse aegadesse, et see tagajärg saaks üldse tekkida. Ja et teid nüüd mõnusasti siia ruumi ennast siia ära mahutaksite oma energeetikaga ja et tekiks parem kandevõime seda kõike vastu võtta, mida ma teile siin täna rääkima hakkan, siis on väga oluline üks tehnika. See tehnika tegelikult, mida ta teeb, ta avab teil 12 DNA ahelise nii-öelda potentsiaali, võtta hoopis teise pinna pealt informatsiooni vastu. Ja selle tehnika puhul me kasutame sellist asja nagu Taaveti täht, ehk siis paremini võib-olla tuntum kui Merkava täht. Et kes teist on kuulnud sellest? No, Taaveti täht on tegelikult olemas ka Iisraeli lipul. Eks ole, 3 nurk üleval, 3 nurk all. Paljud inimesed, võib-olla ütleme, kes siis on võib-olla natukene teadmatuses, paljud inimesed peavad seda võib-olla nagu negatiivseks märgiks või mingi vabamüüruse märk või Illuminaadi märk, et see on küll paha. Et tegelikult inimesed ei tea, mis selle märgi nagu tegelikult taga on, mis on see energeetiline taust sellel märgil. Et ta tegelikult sümboliseerib ülemist elektrilist ja alumist magnetilist Merkavat, vortexid. Et ma selle 2 päeva jooksul seletan väga hästi lahti lõpuks teile, mis asi on Merkava, kui te veel seda ei tea, sest vastasel korral, jah. Ma küsiksingi seda, et kui me räägime 12 ahelalisest DNA-st, siis milline on täna nii-öelda tavainimese aktiveeritus? Keskmiselt 2,5 kuni 3. Väga üksikutel juhtudel 3,5 praegu hetkel siin, nagu aktiveeritult. Et see on ütleme 2,5 pigem. See tähendab siis seda, et mida aktiveeritum on DNA. Aga see sõltub sellest, et ka uinunud olekus saab olla
kuni 9, kuni 11, kuni 12, kuni 24, kuni 48. See on nüüd hinge potentsiaal, millega ta siia inkarneerub. Aga algne inimene kui selline, kui rass, ma räägin, miks inimest, kui rass tegelikult ei ole olemas, on kindlad kosmilised rassid, meil on kindel nimi. Algsel inimesel oli aktiivne 12-aheline DNA aktiveeritus. Mida see tähendab sisuliselt? Meie jaoks on see hoomamatu ingellik olemine, sõna otseses mõttes. Küll, aga olid nad füüsilised, eks ole. Et selles mõttes, et me ei räägi siin sellest, et täna siin meil on, eks ole, maailm, mis on meil käega katsutav, materiaalne, et siis kui me läheme üks samm kõrgemale, et siis sealt nagu see füüsiline nagu kaoks justkui ära, ei kao ära. See sümbol siin on kahedimensionaalne pilt tähttetraeedrist, mis on tegelikult selline, eks ole, Merkaba. Ja Merkaba on siis vortexitega. Merkaba tehnikat me teeme homme, aga täna ma valmistan teid ette siis kõigepealt selleks. Ehk siis meil on vaja kasutada seda sümbolit, sest selle meditatsiooni te teete kõik silmad kinni. Seda sümbolit on vaja kasutada. Me peame teadma, mis on inimese kesktelg, vertikaalne kesktelg, eks ole. Ja me lähme maatuuma, me sisestame selle koodi maatuuma, sest planeet on see, millega tuleb koostööd teha. Me ei saa rääkida ennem nagu vaimsetest tehnikatest, kui planeet ei ole sellega kaasatud. Planeet peab olema sellega kaasatud. Ja me räägime ka, mis asi on Mahara kilp. See on 30 sentimeetri sügavusel meie jalge all. Eks ole. Ja räägime, mis on planetaarne kilp. Ehk siis Mahara kilp, planetaarne kilp, kesktelg, käbinääre, 3. silm, 14. tšakra, 13. tšakra. Ja kõik need asjad me räägime läbi. Et see midagi keerulist ei ole. Et see pilt on teil silme ees ja mina loen teile ette, mis te teete oma meeltega. Et võtke endale hea mõnus positsioon. Kindlasti igalühel olid omad erilised ja omanäolised kogemused, et ei hakka väga pikalt nende peal peatuma. Et aga selle tehnika nii-öelda siis kirjelduse saan ka teile siis saata. Ja võite ka siis iseendale näiteks diktofoni peale lugeda ja õhtuti teha seda. Okei, aga kui te olete ärkvel ja valmis, et siis lähme edasi. Nii palju veel, et kes soovib natukene samm edasi minna sellest Merkaba tähe aktivisatsioonist, et siis koduseks ülesandeks ma annan nii palju, kui teile nagu meelde jäi, et te pea täpselt nii tegema, nagu mina praegu rääkisin. Proovige see sama asi teha selle sümboliga. Mitte enam selle Merkaba tähega, aga selle sümboliga. Sest see avab juba kuni 15 dimensiooni sinu nii-öelda võimekust. Et seda nimetatakse Akasha flame'iks, Akasha koodiks. Kus te selle sümboli saate? Väga lihtne. Täna on isegi, kuna info ajast on, siis isegi Google pakub selle välja. See ei töötagi. See Akasha flame. See on üldse väga, väga võimas tervendav sümbol. Okei, aga nüüd on aeg siis minna ajast tagasi. Ma viin teid ajarännakule. Me läheme aega, mis toimus 560 miljonit aastat tagasi. Ma ei hakka praegu detailselt rääkima veel
see info jõuab selle seminari jooksul teieni, et kust ja kuidas on see võimalik, et siuke info on üldse olemas siin planeedil ja kust me üldse teame, et see nii on. Et aga kui te siit seminarilt lahkute pühapäeval, siis ehk te saate aru, kuidas see võimalik on. Tõeline inimrassi tekkeajalugu algaski 560 miljonit aastat tagasi. Planeet Taara, mis ei asu selles konkreetses tiheduses ja dimensionaalses skaalas, kus meie praegu oma planeediga, loodigi selline asi nagu T1 projekt. Eestlased tegid T1 kaubamaja ka, eks ole. Aga neid on kutsutud erinevate nimedega, on Turaneusiam, urdaraneedid ja väga palju ka teisi nimetusi on sellel. Aga planeet Taaralt sai asi alguse ja sealt sai alguse ka üks inimkonna üks kõige suuremaid draamasid. Kosmiline draama, kus see langus tekkis. Aga seal arenesid 12 erinevat rassi. Ehk siis Turaneesiamitel oli 12 erinevat alamrassi, et sellised nimetused, ma loen teile ette, iga nimetus kirjeldab midagi. Brahman, Dreyamen, Adoni, Triniten, Asurtan, Celtos, Adami, Jutarans, Luuri, Serras, Nesaktai, Melkisedaks. Ehk siis ja enamus need terminid pärinevad siis Anuhasi keelest, mis on meie ajamaatriksi kõige esimene välispidiselt räägitav keel. No ammu enne üldse, kui meie galaktika üldse tekkis, ammu enne üldse, kui meie universum tekkis. 552 miljonit aastat tagasi, kui ma räägin sellel terminil, et ajalugu, et see toimus minevikus, siis tegelikult meist kõrgemad tihedused on meist tulevikus. Et siin on natuke siuke triki koht. Meie suhtes ta toimus minevikus, kuid tegelikult ta toimus tulevikus. Okay? Algas erinevate tulnukrasside segunemine nende samade 12 alamrassiga. Ehk siis hakkasid toimuma esimesed hübriidid. Palun võtke oma käed ja vaadake neid. Ja küsige endalt, mis on valesti? Kas saab üldse olla midagi valesti? Et just, et mitte mis on õigesti, aga mis on valesti? Ma annan väikse vihje. Füsioloogiliselt. Keegi näitas pöialt. Et mis see on? Okei. Aga kui siin on pöial, siis miks siin pöialt ei ole? Mõtle, milline haare oleks inimesel, kui inimesel oleks 2 pöialt. Milline taju, füsioloogiline taju. Ma võin nii palju vihjeks öelda, et nendel kodanikel oli. Ja ma tulen veel selle juurde tagasi, miks just 6 ja miks just 12. Ja miks olid algsel inimesel 12 varvast ja 12 sõrme. Kuid, kui nüüd üldiselt kokku võtta, siis neid 12 erinevat alamrassi, need jagunesid alaanideks ja lumeenideks. Alaanid olid rohkem sellised tehnilised ja väga teaduslikud. Alaanid olid väga ratsionaalsed, matemaatilised. Kuid loomulikult orgaaniline rass kooskõlas teistega. Aga lumeenid olid sellised rohkem vaimsemad, spirituaalsemad. Neile meeldis rohkem luua. Kuid see fall of men toimus kahjuks
sest see segunemine läks üle käte ja 550 miljonit aastat tagasi langesid alaanid, sest alaanidega segunesid siis need erinevad tulnukrassid, need kosmilised rassid, neid oli tõesti ääretult palju, kes segunesid. Ja põhjus, miks üldse see eksperiment tehti, oli sellepärast, et kõrgematest dimensioonidest ja tihedustest olevad langenud inglid ja kosmilised rassid saaksid ennast taastada läbi turaneusemite oma geneetilist koodi. Turaneusem loodi, ehk siis see inimrass, keda me inimesena tean, inimrass, loodi tervendaja rass. Aga nüüd juhtus selline asi, et teatud osa Taara planeedist eraldus üks väga suur morfogeneetiline tükk. See tekitas pooluste pöörde, kliima muutumise, suured veeuputused, üleujutused. Ja selle morfogeneetilise tüki eraldumisel ta langes tihedust 2 tihedus 1. Ta langes multidimensionaalselt, mitte ainult füüsiliselt. Ja kui me siin all, ma kiirelt käin üle selle universumi ülesehituse, siis siin kõige all, see kõige väiksem, või ütleme see kõige alumine ring, kirjeldab harmoonilist universumit 1, esimene tihedus, dimensioonid 1, 2, 3. Tihedus 2 on selle peal, dimensioonid 4, 5, 6. Kuigi tegelikult ta ei ole selle peal, ta on selle sees, sest siin ruumis on see tihedus 2, 3, 4, 5 olemas. Ta on teistel sagedustel, teiste nurkadel. Ja tegelikult ta läheb kuni tihedus 5-ni, kus on 13, 14, 15 dimensioonid välja. Ehk siis me elame 15-dimensionaalses ajamaatriksis. Ja kosmoses ei ole sellist asja, et A1 räägib, et on 7 dimensiooni, teine räägib, et on 20 dimensiooni. Noh, saab olla 1, sest loome kui selline saab olla 1, eks ole. Ja võib-olla kuskil on mingisugused reaalsusväljad, kus on ka rohkem dimensionaalseid võimalusi ajamaatriksitel, kuid meie hetkel siin, millest me peame aru saama, me elame 15-dimensionaalses ajamaatriksis. Ja teistpidi saab seda pilti võtta lahti niimoodi. Ta läheb päris keeruliseks ja päris multidimensionaalseks, aga ma täna ei lähe siin väga peensusteni sellega, et selleks on teised seminarid. Kui me ütleme seda pilti, neid 2, ma võin lahti võtta täpselt sama kaua, kui need 2 üritust kestavad. Ainuüksi neid 2 pilti. See on nii peene ja sisutihe info. Aga siin täna see päeva eesmärk on inimkonna iidne ajalugu ja homme me jõuame meeltekontrolli programmini. Ja see on praegu olulisem, ma arvan. Kuid see eraldus toimus ja sest turaneeslased olidki, natuke turaneeslastest veel, 5-6 meetrit pikad, füüsilised. Nad, võib-olla esimese asjana hakkab kohe Avatari film tööle, aga Avatarid nad ei olnud, nad olid ikkagi nagu, kuidas ma ütlen siis, nagu veel sellised hõredamad või natukene niisugused helesinakamad rohkem. Ja see rass oli androgüünne. Sest tegelikult suguline eraldatus on mutatsioon. Ma saan aru, et on võib-olla raske mõista seda, aga suguline eraldatus on mutatsioon. On mees- ja naispool küll, ka turaneeslastel. Ja oli armatsemine ja olid kõik asjad. Mitte küll füüsilisel kontaktil, aga näiteks armastuse energia kokku saamisel tekib õhku orb ja orbist areneb välja laps. Ja oli samamoodi, et ta arenes välja ja kasvas. Kõik see toimus, kõik on füüsiline. Aga hoopis teisel füsioloogilisel moel. Sest see inimene, see tõeline inimene, ingel inimene, ta oli füsioloogiliselt teistsugune. Võib-olla pärast veel räägime natuke veel, tuleb mingisuguseid mõtteid või turaneeslastest. Nii, aga okei. Me kukkusime tihedus 2, tihedus 1, ehk siis dimensioonidest 4, 5, 6, me kukkusime dimensioonidest 1, 2, 3. Siis kuhu me kukkusime? Mille sisse?
Meie tänane see taustsüsteem on linnude galaktika. Okei. Kuid paljud ei tea, et see linnude galaktika on veel mingisuguse galaktika sees. Ja see linnude galaktika on ka omakorda tekkinud languse tagajärjel. Sest linnude galaktika langus toimus 250 miljardit aastat tagasi. Inimrass langes 550 miljardit aastat tagasi, aga linnude galaktika langes 250 miljardit aastat tagasi. Sest draama on ammu enne, kui üldse mingit inimest oli. Rääkimata üldse sellest planeedist, kus me täna oleme. Ja kui te võib-olla etteruttavalt ütlen, et kui te küsite, aga miks ja mis langused ja milleks, siis märksõna on energiadefitsiit. Ja miks mingil rassil või kosmilisel üksusel on energiadefitsiit, selleni me ka jõuame täna ja homme. Ja miks on keegi üldse sellise valiku teinud, et see energiadefitsiit saaks üldse tekkida? Seal on ka mingi valik on juba eelnevalt loodud. Me jõuame sinna, need on kõik kosmilised erinevad rassid. See, et sa täna näed sisalikku või konna siin, see ei tähenda seda, et ta tihedus 2 oleks samasugune konn ja sisalik, kelle sa peale astud. Seal tuleb sulle 5-meetrine konn vastu. Seal ta ei ole enam selline. Et need on kõik kosmilised rassid, siin nad on kõik mutatsiooniga alla läinud. Aga looduses ja ütleme see ütleme, loomade teema, et see on natukene teine ka alaliik. Nii, ja tekkis ebaloomulik 12 planeediga päikesesüsteem. Ehk siis taara, kui langes, tekitas meie päikesesüsteemi. Mis meil hakkab seal? Merkuur, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun, Pluto ja tegelikult seal vahepeal on veel Marsi ja Jupiteri vahel on veel Marduk, see lasti üldse õhku siin mingid miljonid aastat tagasi. Siis on seal Chiron, mis on 11. ja siis on veel Nibiru, mis paneb siit hoopis mingisugust huvitavat trajektoori. Aga Nibirust ma räägin hiljem, see on veel omaette põnev planeet. See kõik toimus kosmilise languse tagajärjel. See meie päikesesüsteem. Meie päikesesüsteem ei ole tekkinud orgaanilise loome ülesehituse pealt. Et kui loome hakkas looma, et siis nüüd tekkis see meie päikesesüsteem. Ei. See on tagajärg. Ehk siis kellegi seed elunkonnast on see päikesesüsteem läbi käinud või linnude galaktika. Läheme siit edasi. Kuidagi on vaja nüüd seda asja hakata päästma ju. Keegi peab tulema appi nendele alaanidele, kes langesid. Ja mis tehti? Käivitati siuke asi nagu Amenti päästemissioon. Ja selline asi nagu Palaidori leping ja Palaidorianeid kutsuti siis kõiki abilisi, kes olid nii teistest tihedus 2 rassidest kui ka siis taaralt endalt. Ehk siis tõsine probleem on üks kogukond rassist langes ja jäi kinni ajasse. Ta jäi aega kinni, eks ole. Aga et ajast tagasi liikuda, selleks on täheväravad, selleks on portaalid, selleks on merkabadünaamikad, kõik asjad, DNA aktiveeritused. Ja selles osalesid siiruslased, plejaadid, urdaraneedid, elohimid, lüüralased, seressid, alaanid ja lumeenid siis. Osalesid selles päästemissioonis. Ja päästemissiooni tuli appi ka Ra-liit 5. tihedusest, dimensioonid 13-15, ütleme nii sügavalt tuldi tegelikult appi seda asja päästma. Ja sinna alla kuuluvad asuriidid, adoneid ja amoniited ning ka viraagid. Seda kollektiivselt, need on siis orgaanilised Guardian Alliance'id. Nendest tuleb täna ja homme väga palju juttu, kes on seda inimkonda hoidnud ja päästnud. Päris hirmuratavad näevad välja mõned, on ju. Aga see, kui me arvame, et meie kuldlõikelise näoga ilusad Brad Pittilikud ja Angelina Jolielikud näojooned, et need on jumala fine, eks ole. Ja siis, kui tuleb selline süke Z-kujuline või sükene asuriidi või Atieni kujuline suur sipelgas 5-meetrine, siis on midagi valesti vist. Oih. Et
et kõik on olemas, et kõik on meil siin ümberringi aga nende rassidel on teistsugune käekiri kui see, mida me oleme harjunud siin ütleme New Age'i maastikul nägema ja mis kosmilistest rassidest me siin räägime, alates inglitest kuni muudeni välja. Et nemad ei topi oma nina ja tegemisi inimeste ellu ja ei tule üldse sinu isiklikku ellu sellisel kujul, nagu me oleme harjunud kuulma või nägema mõndade teiste kosmiliste rasside puhul. Amenti päästemissiooniga kõige olulisem asi, amentisfäär tuli paigaldada maatuuma. Selleks, et tuua tagasi alaanid taarale. See portaal ühendati taara tuumaga, eesmärk päästa, nagu ma ütlesin, ajalõksu jäänud taara inkarneerunud. Sest nii kui see toimus, nii nad olid kuskil siis nende jaoks tundmatus kohas, tundmatu planeet, kõik on nihkes, nende oma keha on nihkes, kõik on nihkes, eks ole. Esimesed amenti päästemissiooni inkarneerunud seemendati meie planeedil umbes 250 miljonit aastat tagasi. 550 miljonit kuni 250 miljonit aastat tagasi ajavahemikus käis elu meie planeedil juba enne inimeste siia inkarneerumist, dinosauruste ja diinode. Need olid rahumeelsed taimetoitlased. Ehk siis see planeet tegelikult oli eksperiment maa juba ennem, kui taara langes, sest kõik on üheaegne, eks ole. Et elasidki siis erinevad kas need dinosaurid need olid täpselt sellised, nagu meile siin multifilmides näidatakse, aga põhimõtteliselt oli kosmiline rass, elas siin. Meie inimese jaoks see planeet on võõrplaneet. Dinosauruste jaoks oli see koduplaneet. Siin on nagu see nüanss juures. Elasidki loomad, putukad, taimed, kõik olid siin olemas juba. Ja nii edasi. Amentisfäär paigaldati. 250 miljonit aastat tagasi. Nüüd me räägime planeet Maast, me ei räägi enam taarast, eks ole. Taara ei hävinenud, aga tema osa langes. Ja sellest osast, nagu ma ütlesin, tekkis meie päikesesüsteem, millest üks osa on siis see planeet, Maa. Kutsuti T2 projektiks. Ja seda kutsuti ka esimeseks külviks paralleelmaal ja teiseks maailmaks. Ja paralleelmaal, kohe räägin, mis on paralleelmaa, arenesid siis sellised rassid nagu urantrenid, pruuninahalised, kes hoidsid DNA2 aktiveeritust, brenood, punasenahalised, DNA3, hibiirud, valgenahalised, DNA4, melkiseedekid, kollanahalised, DNA5, junassetid, mustanahalised, DNA6. Et kui ma räägin erinevatest DNA-dest, siis üks ei ole teisest parem. Need on lihtsalt erinev rass taastas erinevaid DNA mutatsioone, geneetikat, pani kokku, eks ole, meile täiesti hoomamatu tehnoloogia. Meie teadlased on valgusaastate kaugusel sellisest tehnoloogiast, mida siis kasutati. Need 5 ülemrassi eksisteerisid teises ajarütmi pulsatsioonis ja antiainelises reaalsuses. Ehk siis paralleelmaa, mitte ainelises reaalsuses nagu meie, vaid paralleelmaa. Paralleelmaa asub teise ajavektori peal, aga on ühes ruumi koordinaadis meiega. Paralleelmaa on meist 8 aastat ajast ees, alati liigub. Ta on alati päikse taga, teisel pool päikest. Seetõttu nende rass ei jätud ühtegi füüsilist jälge meile nähtavale planeedile, kuna nendega väga arenenud tsivilisatsioon ehitus teises sageduses. Meile justkui ta on nagu kaugustest teisel pool päikest, kuid tegelikult multidimensionaalselt on ta siin samas ruumis 90-kraadise nurga all. Kõik toimub 90-kraadise nurga all. Täpselt sama pull käib. Elatakse, tehakse. Nii et ka Hollywoodi filmitööstus annab, ma võin vabalt öelda, kuskil 4-5 filmi kindlalt annab rahulikult selliseid vihjeid, et selline asi eksisteerib. Nii et Hollywoodi filmidest räägime veel pikalt. Esimene seemendamine ei toimunud meie ainelisel planeedil, vaid antiaineline ei tähenda seda, et seal ei oleks üldse ainet. Paralleelmaa on täpselt sama füüsiline nagu siin. Kui sa lähed unenäkku ja näed unenägu, siis see ei ole mingi energeetiline, mingisugune asi. Füüsiline. Kõik on füüsiline. See, et meie siin tajume seda
reaalsust füüsilisena ja võime ennast ära lüüa, on sellepärast, et omavahel need väljad põrkuvad nii tugevasti ja siin see vibratsioon, aine vibratsioon on nii kõrge, eks ole, hästi kõrge vibratsioon, hästi madal sagedus. Kui sa lähed teistesse tihedusse dimensioonidesse, seal on hästi madal vibratsioon, hästi kõrge sagedus. On erinevad terminid. Meil New Age'is üritatakse kõikide vibratsioone siin tõsta. No kuulge, me vibreerime nii kõvasti. Tõstame nüüd sagedust vahepeal. Nüüd räägime, mis toimus nüüd siis meie planeedil. Paralleelmaal hakkas asi pihta juba 250 miljonit aastat tagasi meie ainelisel planeedil. Hakkas esimene küll pihta 25 miljonit aastat tagasi, nii et põhimõtteliselt esimesed nii-öelda inimesed kui sellised, loomulikult kõvasti kõrgemalt arenenumad kui meie täna siin, oli 25 miljonit aastat tagasi. Ma ei tea, mida see tarminlik evolutsioon siin nagu räägib, eks ole, millal see inimene hakkas siin, et ahvidest me oleme arenenud, eks ole, seda vist usuvad kõik siin. et ahvideni võib-olla siis jõuame ka pärast hiljem, et mitte inimene ei arenenud ahvist, vaid ahv arenes inimesest, eks ole. Jällegi kuskilt oli lihtsalt nii suur mutatsioon, et lõpuks see ingel inimese see stsenaarium läks nii kaugel, et temast lõpuks sai isegi šimpans, et see on kahjuks see tagajärg. Esimene tänapäeva inimesele kõige lähedasem füüsiline juurrass, mis arenes välja 15 miljonit aastat tagasi, eelmainitud ülemrassidest olid siis pruuninahalised lumeerlased ja ajas kinni jäänud alaanid ilmusid siis 9 miljonit aastat tagasi, et taastada oma DNA-d ja jõuda tagasi taarale. Ja alaanide ja lumeerlaste hingelised rassid olid siis eelmainitud ülemrassid, need, mis ma just siin mainisin.